2 aastat tagasi mul oli siis esimene esitlus teemal Taarapita jälgedel saarlaste suurest jumalast Taarapitast, et kas keegi teist oli siin. Et siis on võib-olla midagi meeles sellest. Mul on mälu selline, et ma enda mälule ei loodaks. Et tänaseks võib öelda, et on viidud läbi jälitusoperatsioon, et jõuda jälile vanade eestlaste ja saarlaste suurele jumalale Taarapitale. Et võrreldes eelmise aastaga on materjali kõvasti juurde tulnud, et kõik ei jõuagi täna rääkida, aga räägiks põhilistest asjadest. Päris sama juttu ei hakka üle kordama, mis eelmine kord juba sai räägitud. Peatume nendel nii-öelda võtmeisikutel natuke põgusamalt ja selle võrra vaatame laiemalt sellist üldist pilti ja kaugemal olevaid asjaga seotud kahtlaseid isikuid. Ma arvan, et selle eelmise 2 aasta taguse esitluse sissejuhatuse võiks kasutada ära ka seekord. Selleks on Lennart Meri tsitaat raamatust Hõbevalgem. Inimene sureb, kõduneb põrmuks, kasvab rohuks, sünnib linnuks taeva all. Astub vaikselt tagasi looduse lõputusse ringkäiku. Inimese käsikiri paljuneb, pudeneb tsitaatideks, teiseneb pärimusteks, võimendub või summutab nii lootusi kui ootusi, kuid sõna ei teisene rohuks, sipelgaks ega linnuks, vaid jääb sõnaks. Sõna võib kuluda ja sõna võib endale leida uue sisu. Lennart Meri. Üks sellistest sõnadest, mis on sajandite jooksul pudenenud tsitaatideks ja pärimusteks ja kulunud ja endale mitmeid uusi tähendusi leidnud, ongi Henriku Liivimaa kroonikas mainitud saarlaste suure jumala Taarapita nimi. Järgnevalt püüame siis leida üles selle aegade hämarusse kaduva jäljeraja, mis meid Taarapita juurde viib. See pole lihtne, sest jälg on nõrk ja laiali valguv. Tihti hargneb jäljerada mitmeks haruks, järgmisel hetkel hoopiski kadudes. Vaatamata sellele kutsun teid kõiki kaasa sellele põnevale jälitusretkele. On küll naiivne oodata, et teekonna lõpus ootab meid ees elav Taarapita oma täies aus ja hiilguses. Ometi võime me selle käigus ehk talle siiski vähemalt natukene lähemale jõuda. Kaikkigi tuli siin kuulata. Ma näitan teile kõigepealt ühte väikest tabelit. Pärast ma näitan teile ühte natuke suuremat tabelit. Et siin on siis nüüd vasakul toodud Indo-Euroopa mütoloogilised tegelased, keda võiks nime kuju poolest meie Taarapitaga seostada. Siis keskel on Lääne-Uurali ehk Läänemere, Soome ja Saami tegelased ja paremal on Ida-Uurali ehk Obi, Ugri, Andi-Mansi päritolu mütoloogilised tegelased. Et alustaks siis kõige põhilisemast, alustaks nendest kõige lähematest tegelastest, kes meil siin endal koha peal on olemas. Et te näete, tabeli keskel on nimi Taara ja küsimärk, et kas selline jumal on kunagi olemas olnud üldse, me ei tea.
kas sellise nimekujuga tegelane on üldse olemas olnud. Selline tegelane esineb Kalevipojas, aga see on nii hiline ja nii ilukirjanduslik materjal, et kas ta on seal täielikult välja mõeldud või põhineb millelgi, et seda on praegu raske öelda. Kõigepealt siis kõige enam tuntud tegelane Taaropita, saarlaste suur jumal, kes on siis oletatav muistsete eestlaste piksejumal. Henriku Liivimaa kroonika mainib teda 13. sajandil, et ta oli saarlaste suur jumal Taaropita, kes sündis Virumaal ühel ilusal Hiiemäel ja lendas sealt Saaremaale. Selleks Hiiemäeks on pakutud Ebavere mäge, aga see on ka selline oletus, mis ei põhine tegelikult mitte millelgi. Ja veel kirjutab siis Läti Hendrik, et Muhu lahingus rõõmustasid eestlased oma Taaropita üle. Mille üle nad seal täpselt siis rõõmustasid, et kes teab, et selle kohta on igasuguseid toredaid teooriaid, et üks nendest pakub, et eestlased karjusid hoopis, et türa pihta, löö neile türa pihta. Aga ma arvan, et umbes nii täpselt me saamegi seda praegu oletada ainult. Ja siin on siis märkus veel mul lisatud, et Lennart Meri ja Vello Lõugas on oletanud, et Taaropita lennutee vastab Kaali meteoriidi langemise joonele, mis siis vastaks sellele Virumaa mäe otsast Saaremaale lendamisele, mis peaks siis olema samas suunas ülevalt alla liikumine, mis Kaali meteoriit läbis. Siis veel üks Eestist pärit jumal Tooru, Eesti rannarahva piksejumal, oli eriti levinud Läänemaal ja üks saksa rännumees 18. sajandist on kirjutanud päris põhjalikult sellisest tegelasest nagu Tooru avitaja, kes Taaropita Hiiemäelt sõjas olevatele saarlastele appi lennanud. Ja Läänemaal olid levinud Tooruõhtu pühitsemised neljapäeviti ja tamme austamine piksejumala puuna, mis siis seostub Skandinaavia Tori kultusega. Ja kas on siis see jumal skandinaavlastelt laenatud ja Tori otsene teisend või on tegemist mingisuguse algupärase eestlaste jumalaga, kes on aja jooksul võib-olla Toriga sarnasemaks muutunud või pärinevad nad ühest juurest, et seda ei oska keegi tänapäeval öelda. Et see saksa rännumees märgib küll ära, et eestlased on oma muistsete jumalate austamisel sama innukad ja järjekindlad kui 13. sajandil, aga tegemist on ikkagi 18. sajandi materjaliga ja kui palju tolle aja inimesed sellest 13. sajandist tegelikult teadsid, on väga kaheldav. Ja siin pildil on siis Püha Bonifacius, kes raiub maha Tonari ehk siis Tori püha tammepuu. Ja selle pildi ma panin siia sellepärast, et Läti Hendrik kirjutab ka, et kui seal Virumaa Hiiemäel, kust see Taaropita lendas Saaremaale, et kui seal mungad hiiepuud maha raiusid, siis inimesed imestasid, et sealt verd välja ei tulnud. Siis üks allikas, mis on pisut vähem tuntud, aga millest kirjutab näiteks Lennart Meri oma Hõbevalges, et 8. sajandil on selline kirjamees nagu Aeticus Ister pannud oma raamatusse Kosmograafia kirja sellise info, et kusagil meres asub suur saar Tarakonta või Terakonta, kus kummardatakse viljakus jumalat. Tema siis toob võrdluseks Saturnuse, kes on siis roomlastele tuntud jumal, ja lisaks päevajumalat ehk
siis ilmselt päikest ning et seal saarel pühitseti ka talvist ja suvist pööripäeva. Ja Lennart Meri siis pakub välja, et see võiks olla Saaremaa. Lisaks on veel märgitud, et seal raamatus, et Kristuse eelsetel aegadel tegi see hõim suurt laastamistööd, hüüdes appi päevajumalat. Et siin see päikese kultus on mitmel korral välja toodud. Siis selline teooria, et Saaremaal võis kunagi kas siis 8. sajandil või varem, sest tihtipeale need kroonikad põhinevad hoopis vanema aja andmetel ja mis on hiljem üles kirjutatud, võis asuda Saaremaal siis selline kogukond nagu taarakond, kes olid siis ilmselt taara kummardajad või päikese ja viljakuse jumala kummardajad. Thor, nagu siin juba juttu oli, skandinaavlaste äikese jumal. Ei hakka väga pikalt siin sellel peatuma. Üks paralleel, mille võiks välja tuua, on Põhjala muistsed Karupoja muistendid, kus esineb selline Thori prototüüp tegelane nagu Björn või Bjulf ja samas gruppi siis kuulub ka Beowulf, tuntud mütoloogiline tegelane. Isegi Sõrmuste isandas vist oli olemas selline tegelane nagu Björn, kes võis ennast karuks muuta ja siis arvatakse, et see Thori mütoloogia, need vanemad kihistused on ka kuidagi pidi nende Karupoja muistenditega seotud. Beowulfist tuleb see eriti hästi välja. Selline tegelane nagu Tuuri Kalevalas esinev, väga põgusalt mainitud tegelane, kellest ei ole päris täpselt võimalik sotti saada, kes ta seal on. On pakutud, et on Soome piksejumala Ukko teisend nimetus ja võimalik ka, et Thori prototüüp. Teda on siis mainitud paaril korral, et kui ilmaisa Ukko löödud taevane tulesäde pudeneb maa peale, mida siis on ka Lennart Meri ja Vello Lõugas näiteks tõlgendanud siis Kaalimeteoriidi katastroofiga, siis kukub see tulekera Tuuri uude tuppa, laetusse pühapaika. Ja ühes teises kohas Kalevalas on öeldud, et Tuuri uus tuba asub mesisel mandril Mereselja saare peal. Ja siin pildil on siis Ukkon vasara, mis on Skandinaavia Thori vasara teisend Soome versioonis. Selline huvitav tegelane nagu Toora Kalles, saami taevajumal. Siin pildil on üks 18. sajandi gravüür Toora Kallesest ja nendel gravüüridel see Toora Kalles esineb tavaliselt sellise sammast või peenist meenutava puusikuna ja mõnel pildil on tal vasar käes, mis seostub siis Ukon vasara ja Thori vasaraga või ka kirves. Ja mõnel pildil on tal päikesena kiirgav pea. Siin pildil on ka näha, et tal on peas on nagu mingisugused kiired, mis võiks viidata siis päikese jumalale. Ja piltide selgitustes on öeldud, et tegemist on Thoriga. Et ilmselt see Toora Kalles nimetusena on ka tulnud sellest, et võib-olla Skandinaavia, Germaani juurtega uurijad ja kirjamehed siis nimetasid selle saami
jumaluse ümber endale tuttava nimega ja nimetas seda Thoriks, kuna tema see olemus oli sama nagu Thoril. Ja peab veel märkima, et saami šamaani trummidel on sarnased kujutised, kus on kujutatud sihukest suure ümmarguse peaga tegelast, kellel on siis 3 või rohkem sarve või päikesekiirt on pea ümber. Ja siin siis üks natukene originaalsem saami taevajumal Tiirmes ehk kõuejumal, saami kõuejumal, mis võib siis olla selle Toora Kallase vanem nimetus ja pärineda juba Soome Volga perioodist või isegi Uurali algperioodist. Võrdluseks on toodud siin näiteks Lõuna-Samojeedi Tere ja Neenetsi Tirr. See on sarnase nimega tegelased. Ja pildil on siis üks pronksiidol Volgamaalt 1500 aastat enne meie aega, et see on nüüd umbes see aeg, kus saamid hakkasid viimaste andmete põhjal Lääne-Uurali aladelt praegustel asualadel liikuma. Et see tegelane, kes pildil on, jäi ilmselt sinna maha ja siis need tegelased, kes on saami šamaani trummidel kujutatud ja see eelmine siis jõudsid siis siia Skandinaavia põhjaosa aladele ja Soome. Veel üks saami tegelane, Taalla. Kuna L ja R on sarnased häälikud oma olemuselt, siis võib ka selle tegelase panna sinna Taara kõrvale, Taalla või Taara. Kindlasti väga vana tegelane veel animalistliku usundi perioodist. Ja on siis märgitud suhteliselt hilisaegsetes allikates, et ta oli laplastel ehk saamidel siis karu, kellel on imepärane jõud ja kes röövib lapsi ja naisi. Et ilmselgelt on siin juba kristlikul ajal neid mõistsid jumalaid demoniseeritud ja kurjaks tehtud, et see on just selline info tema kohta antud. Tavaliselt nad lähevad temaga vabatahtlikult. Ja samuti siis võib paralleeli tuua nende Põhjala karupoja mõistenditega jällegi, millest tuleb meil veel siin mitu korda juttu. Näiteks Andi Mansi Toorumi poeg, taevakaru ja sellised tegelased. Hansi Mandi mütoloogias on siis karu pärit taevast. Algselt on ta olnud ilmselt isegi taevajumal ise, hiljem taevajumala poeg, et kui see inimese kujuline jumal tõsteti kõrgemale nendest loomakujulistest jumalatest, siis see karu, kes alguses oli ilmselt see ülijumal, muutus siis selle ülijumala pojaks, et tõsteti aste madalamale kristlike ja teiste Indo-Euroopa mõjutuste mõjul siis tõsteti ilmselt see meesjumal siis kõrgemale loomadest. Ja siis praeguseks säilinud Andi Mansi mütoloogias siis see karu oli taevajumal Nummi Torumi poeg või tütar, kes laskus maa peale elama. Et siin samuti ilmselt alguses oli ta tütar, kui siis ema jumalanna ja hiljem siis meesjumala kõrgemale positsioonile tõustes muudeti ta pojaks. Ja siin juba mainiti ära,
et naised vanasti tihtipeale vabatahtlikud läksid karule pruudiks. Siis Andi-Mansi mütoloogias on selline täiesti lugu olemas. Nimelt Mansi Moss naine, kes on Ilmait Kalteši tütar. Et selle Moss naise ja selle karu pojast põlvneb siis üks inimeste hõime, seda nimetatakse porfaatriaks, et sellest ilma ema Kaltešist põlvneb siis Mossfaatria. Ja selle karu ja Mossnaise poeg siis seostub omakorda Andi-Mansi mütoloogias sellise tegelasega nagu maailma vaatav mees, keda me kohe ka lähemalt vaatame. Ja sellest karu teemast ja karupeietest on siis Lennart Meri teinud dokumentaalfilmi Toorumi pojad, mis räägib Hansi karupeietest, mille idee on siis selles, et kuna karu on inimeste sugulane, siis karu tapmise puhul tuleb talle korraldada uhked matused ja ta väärikalt ära saata ja tema käest andeks paluda selle eest, et ta on tapetud. Et siin siis Andi-Mansi taevajumal Taarõm, mansipäraselt või siis andipäraselt Torum, algselt võib-olla seesama karu, aga Indo-Euroopa kultuuri ja kristliku kultuuri mõjutusel siis, kes on tõstnud kõige kõrgemale kohale meesjumala taevajumalana, siis on võtnud see Taarõm või Torum siis meesjumala kuju taevajumalana. Ja Andi nummi Torum elab ülailma kõige kõrgemal korrusel ja tema naiseks, vanemas versioonis siis ka emaks, on kuldne Kaltes, ilmaeit ja eluandja mansipäraselt, andipäraselt siis Djoras Najanki Kaltes ehk taevast visatud naine. Ja selle naisjumalate demoniseerimise ja taevast allaviskamise juures me peatume ka veel natuke hiljem korraks. Ja nimekuju pärast siis poolest see Taarõm ja Torum siis jällegi seostuvad nii Taara kui Torri nimedega ja veel ka hattide taruga, mis on meil jälle tulemas üks lisateema. Siis selle Kalteši ehk taevast visatud naise ja nummi Torumi poeg Taripess, vanemates pärimustes siis ilmselt seesama karupoeg või siis naise ja karupoeg, maailma vaatav mees, Manside mütoloogias vembumees, naise poeg ehk Eekva põgris, kes tapab palju vägimehi ja pannakse lõpuks inimeste kaitsjaks. Andi mütoloogias sünnib maailma vaatav mees siis, kui see Kaltes ehk taevast visatud naine kukub sealt taevast alla, siis maa ja taeva vahel sünnib see maailma vaatav mees. Maailma vaatav mees esineb vahel ka päikesena, kes lendava hobuse seljas maa kohal ratsutab ja inimesi kaitseb. Siin võib siis otsida paralleeli nende eelnevate Saami ja Volga-Soome tegelastega, kellel see päike pea ümber paistab. Ja võiks võrrelda ka Eesti Kalevipojaga, kes oli vägimees ja valvab valgel hobusel põrgu väravas inimkonda. Ja ikka need samad karupoja muistendid. Et nüüd sellega see Uurali teema nüüd teeb väikese pausi ja vaatame järgnevat tegelast, keda peetakse slaavi jumalaks, aga sellele ei ole paraku mitte
väga palju kinnitust leitud. Selline tegelane nagu Turupit kõla poolest sarnaneb väga Tarapitaga. Ja siis Nütlinga saaga järgi hävitasid taanlased 12. sajandil Rüügeni saarel paganliku pühakoja, kus oli 3 slaavi jumala kuju: Rinivit, Puruvit ja Turupit. Aga see Turupit ei kõla ühegi teadaoleva slaavi jumaluse sarnaselt ja kuskilt mujalt ei ole andmeid, et oleks selline tegelane slaavi panteonil olnud. Et sellepärast on pakutud, et see oli võib-olla hoopis seotud kas Tarapita või Torriga, see tegelane. Et seal Rüügeni saarel kindlasti tol ajal toimus väga tihe läbikäimine skandinaavlastega, kui skandinaavlased seal üldse põhitegijad ei olnud, nii et näiteks läbi Skandinaavia võis see tegelane vabalt sinna sattuda. Siis siin pildil on kujutatud Taani kuningas Valdemar esimest Rüügeni saarel paganlikke jumalakujusid purustamas. Siis üks selline huvitav tegelane nagu Leedu Tarškuulis, kes on Leedu pikse sõja ja viljakus jumala Perkunase ehk slaavipäraselt Peruni prototüüp, aga siin äratab tähelepanu just nimelt see nimekuju. Leedu keel on teadaolevalt vanim balti keel ja kõige arhailisem. Ja on tähelepanuväärne, et just leedu keeles on säilinud selle Perkunase teise nimena ka Tarškuulis, mis viitab sellele, et varem võis olla selle Perkunase või Peruni nimi teistsugune. Ja Tarškuulis ehk Perkunas elab siis mäel või taevas, sõidab tulise kaarikuga ja heidab välgunooli üsna sarnaselt Torriga. Vahel on ta ka taevane sepp ja tema naine on päike. Ja vahel on tal abiliseks ka taevane sepp Kalvis, taevavõlvi sepistaja, keda võib siis võrrelda Kalevite ja Ilmarisega. Ja Tarškuulise vaenlasteks on maod ja vembukas kurivaim Taliveelis ehk Velnias slaavi mütoloogias ka Veeles, Alma jumal. Ja siis Perkunase ja Peruniga seostub siis veel Eesti põrguline, piru, põrgu, sellised sõnad, mis on balti laenud eesti keelde. Ja Perun, slaavi Perun, keda on kujutatud siin pildil, on siis ka pikse sõja ja viljakuse ja tammede jumal ja sai peajumalaks alates viikingi ajast. Varem ei olnud Perun peajumal, vaid lihtsalt piksejumal. Slaavi panteonil olid teised peajumalad. Ja Peruni relvadeks on kirves ja piksenooled ja vaenlane siis see vee ja maa ja allilma jumal Veeles, kelle teine kuju on draakon. Ja veel selline huvitav lugu, et see Peruni naine Päike, et mingil hetkel on olnud nii Veelese kui Peruni naine. Selline tegelane nagu keltide Taranis. Keltide pikse jumal. Et andmed pärinevad 1. sajandist Rooma allikatest. Keldid asustasid siis Euroopat enne roomlaste ja germaanlaste sissetungi, kui nii võib öelda. Aga kui vana see Taranis tegelikult on, et seda ei tea, et
keltide kultuur hakkas Kesk-Euroopas laienema kuskil 13. sajandist enne meie aega. Ja koos sellega muuseas levis Euroopas laiemalt surnute põletamise komme. Ja Taranise sümboliks on päikeseratas ja ka piksenool. Ja on veel selline info, et Taranisele pühendati tapetute pead või põletati ohvriks inimesi. Selline sõjakas tegelane. Nüüd veel üks huvitav tegelane, kelle nime ei ole tegelikult teada. Sest info sellest sküütide sõjajumalast panid kirja kreeklased ja kreeklased nimetasid teda Aariaseks, kes on siis Kreeka sõjajumal, aga kindlasti tal oli mingi oma nimi ja ma olen ta siin nimetanud sküüdi Taraniseks. Ja ajaloolane Herodotuse järgi, kelle info siis pärineb 5. sajandist enne meie aega, püstitasid sküüdid altarid oma sõjajumalale Aaresele ja nendele altaritele ohverdati loomi ja vaenlasi. Ja selle jumala sümboliks oli raudmõõk. Et 5. sajandil enne meie aega siis oli raudmõõk oli veel väga kõva sõna. Alles mitte väga ammu oli pronksiajast välja tuldud ja valitses ilmselt selline raudmõõga kultus. Ja sarnase sõjajumala kultust jätkasid hiljem ka hunnid ja alaanid. Ja siit jookseb juba väga palju huvitavaid jälgi edasi, et alaanid nimetasid keda nimetatakse tänapäeval osseetideks, nimetasid ennast muuseas ise aasideks. Ja nagu teada on aasid näiteks inglikite saaga järgi Aasiast pärit võitmatud sõdalased, kelle juht oli Oodin ja kes tulid Aasiast Skandinaaviasse ja hakkasid seal valitsema. Ja siis üks selline huvitav tsitaat Lennart Meri Hõbevalgest, kus ta omakorda tsitaadib mingit Rooma allikat, kus räägitakse sellest, kuidas paganad rõõmustasid Rooma ikke alt vabanemises üle. Ja on siis tsiteeritud sellist lõiku, et vabanemisrõõmu jagavad ka need, kes inimverega niisutavad sküüdi Taranise altarit. Te elate pimedais laantes, kus päikese valgus ei sära. Ja kellest siin nüüd jutt on, kas sküütidest või keltidest või hoopiski Läänemere äärsetest rahvastest, et ainult seda teab. Et miks üldse ma selle sküüdi teema siia olen sisse toonud, kuigi sellel jumalal puudub Taaropitaga sarnane nimi, on see, et siit hakkab jooksma väga huvitav jäljerida sinna sküüdi aladele. Et sküüdid asustasid muistsel ajal, siis võib öelda, et praeguse Lõuna-Venemaa steppe. Ja Uurali perioodil seal Uurali rahvaste lõunapoolsemad hõimud võisid nendega suure tõenäosusega kokku puutuda. See tähendab, et enne seda, kui Lääne-Uurali hõimud hakkasid kunagi pronksi ajal viimaste andmete põhjal, Valter Rangi andmete põhjal siia Läänemere poole liikuma, elasid nad seal kuskil seal praeguse Moskva linna lähistel. Ja need sküüdi kultuuri mõjud võisid sinnamaani jõuda küll. Ja mis minus äratas huvi seoses selle teemaga,
ongi siis see Valter Langi viimase uurimustöö info, mis on toodud ära raamatus Läänemere Soome tulemised. Et alates umbes kuskil 900 aastat enne meie aega kujunes Volga-Oka piirkonnas välja niinimetatud Ahmõlovo kultuur, mis jäi Lääne-Uurali tekstiilkeraamika kultuuri ja Ananjino kultuuri vahele. Ananjino kultuur siis asus Kama jõe piirkonnas nendest ahmõlovlastest idas. Need niinimetatud ahmõlovlased, nad muidugi iseennast nii ei nimetanud, et see on antud lihtsalt selle arheoloogilise leiukoha järgi see nimi neile. Et nemad matsid oma surnuid rikkalike panustega puidust surnumajadesse, mis sarnanevad oma ideelt Eesti tarandkalmetele. Ja need hõimud kaasati Lääne-Uurali hõimude väljarändesse umbes 12 kuni 10 sajand enne meie aega või hiljem. Ja need ränded jõudsid välja Eestisse ja Rootsi rannikule. Et siin juhin tähelepanu nendele tarandkalmetele, mis just täpselt sel ajal tekkisid seal siin Eestis. Ja nendel hõimudel siis olid väga suure tõenäosusega mingisugused sküüdi mõjutused. Ja siia pildile ma olen pannud ühe selle sealt nende kõrval asuvast Ananjino kultuurist pärineva kirve, mis tol ajal ilmselt küll nende juures veel kasutatud ei olnud, et need kirved, mis tol ajal seal tehti pronksist, olid natuke teistsugused ja algelisemad. Aga selle ma olen toonud just siin selle sküüdi mõjutuste illustreerimiseks. Ja kui te nüüd vaatate seda kirve loomakujulist pead, et kas see meenutab teile midagi, mis te olete kuskil näinud? Näitlik õppevahend. Et sellised hundipäised lohed on viikingiaegsetel Skandinaavia ehetel ja ornamentidel väga sarnased. Mis viib mõttele, et ka Skandinaavias võib olla väga tugevaid sküüdi mõjutusi, aga kuidas ja mis ajast, et see on küsitav, et on kindlaks tehtud, et see Lääne-Uurali väljaränne jõudis kuskil võib-olla 7.–6. sajandi paiku enne meie aega välja Rootsi rannikule, kus kindlustati või kus ehitati Eesti tüüpi kindlustatud asulaid sel ajal. Et kas juba sel ajal jõudsid sealt Lääne-Uuralitest need sküüdi mõjutused läbi Eesti Skandinaaviasse või tuli see rahvastirännu ajal koos nende aaside ja Oodiniga, kes ilmselt ka olid sealt Sküütiast pärit, et selle kohta ei oska praegu midagi arvata. Et see on nüüd üks selline koht, kus see jäljerida nagu väga laiali valgub ja ajub ja kus on väga raske midagi väita. Siis nüüd üks natuke suurem tabel. Siin alumises servas me siis näeme neid Läänemere, Soome ja Baltislaavi ja Germaani tegelasi, kellest me oleme juba rääkinud. See katkendlik joon siin näitab siis keele ja kultuuri piiri, millest üle suure tõenäosusega on toimunud mõjutused. Kui te näete siin see Tooru ja Torr, tõenäoliselt sama tegelane. Tarapita ja Turupit, suure tõenäosusega sama tegelane. Samamoodi see Tarskuulis. Ja kui me nüüd siin natuke ruumis kaugemale ja natuke ajas tagasi vaatame, siis me näeme siin seda keltide taranist ja seda niinimetatud sküüdi taranist.
ja siin keskel on näha siis need sküüdi mõjutused Lääne-Uurali hõimudele läbi nende Ahmõlovi kultuuritegelaste ja kas nüüd on nende kelditaranise ja sküüditaranise ja nende Lääne-Uurali hõimude vahel siin toimunud mingisuguseid mõjutusi või ühiseid juuri, ei tea. Me nüüd vaatame ajas veel natuke tagasi, siis läheb asi veel huvitavamaks. Selline tegelane nagu Tarhunna või Tarhu, Anatoolia hetiitide peajumal ja ilmajumal. Et hetiidid elasid siis tänapäeva Türgi territooriumil 2. aastatuhandel enne meie aega, tähendab, et peaaegu 4000 aastat tagasi, me räägime väga ammustest aegadest. Sarnaselt siis Balti slaavi taevajumalaga võitleb ka see jumal draakoni või meremaaga. Thor muuseas võitles ka meremaaga. Ja tema naine on päikese jumalanna Rinna, samamoodi nagu Tarskuulise ja Peruni ja nende Balti slaavi taevajumalate. Ja Tarhu siis tähendab Anatoolia hetiidi keeles vallutama või vallutaja. Tarhunna peaks olema vallutaja. Ja tähelepanuväärne on veel see, et hetiidid olid esimesed, kes õppisid töötlema raudnikkelmeteoriidirauda umbes 13. sajandil enne meie aega ja aastasadu kehtis hetiidi rauamonopol, et nemad olid ainsad, kes oskasid rauda töödelda ja rauast relvi valmistada. See andis neile tollel ajal väga suure eelise. Aga selle Tarhunna juured ulatuvad tegelikult veel kaugemale ja täiesti tundmatusse halli alasse, kust see jäljerida jälle kaob. Nimelt, kui hetiidid olid veel Indo-Euroopa keelt rääkiv rahvas, siis enne seda samas kohas Anatoolias elanud hõim hatid ei rääkinud Indo-Euroopa keeli. Nemad asustasid seda Hattusa linna, mis oli hetiidi kultuuri pealinn, juba enne hetiite 3000 aastat enne meie aega, mis on siis peaaegu 5000 aastat tagasi juba. Ja nad hiljem segunesid nende hetiitidega ja need keeled osaliselt segunesid. Aga see hati keele päritolu on siiamaani teadmata ja on oletatud, et see võis olla suguluses mingisuguste jenissei keeltega, aga keegi ei tea, kust ta täpselt tuli. Ja selle Tarhunna hatikeelne nimetus oleks siis taru, mis on taarale ja torumile ja neile kõigile väga-väga lähedal kõlaliselt. Mis viib kahtlustele vaatame siin seda asja niimoodi. Siin on nüüd see Anatoolia Tarhunna siin vasakul, kes on selles Indo-Euroopa keelegrupis. Ja siin on see taru, kes ei ole Indo-Euroopa keelegrupis, kes tuleb, kes teab kust, on mõjutanud siin üle selle katkendliku joone seda hetiitide kultuuri ja Tarhunnat. Aga minul tekib küsimus, et kas see sama taru sealt kuskilt väga ammusest ajast ja kuskilt väga sügavalt ja kes teab kust ei ole äkki mõjutanud ka neid samu sküüdi taranist ja neid Lääne-Uurali
hõime ja seda torumit. Sest me ei tea, kust see taru pärineb, kust ta sinna hatikultuuri tuli, me ei tea isegi, mis keelest see tuli. Et võis olla kuskil mingisugune tegelane väga ammusel ajal, kuskil sellises kohas, kus need hõimud veel lähestikku koos olid, mingisugune algne tegelane, kes jäi kõikidesse nendesse kultuuridesse, kui nad hiljem laiali rändasid. Me jõuame siin veel ühe natuke eraldiseisva teemani. Milleks on meessoost taevajumala tekkimine ja naisjumala demoniseerimine Indo-Euroopa kultuuride poolt umbes sellel samal ajal 2-3 tuhat aastat enne meie aega. Proto-Euroopa kultuuris enne indoeurooplaste Euroopasse rändamist olid peajumalad naised ilmselt. Samamoodi paljudes teistes kultuurides. Ja see meesjumala tõus tekkis just nimelt selle Indo-Euroopa või õigemini võib isegi öelda Indo-Iraani rändega siia suunas siis umbes 2000 aastat enne meie aega, kui siis neid vanu loomjumalaid ja naisjumalaid, kas naisjumal oli siis emajumal, oli ta siis Kali või Kaltesh või maaema või kes oli kogu maa ja universumi ja taeva ema ja sünnitaja ja elas taevas, tõugati siis troonilt meessoost taevajumala poolt, kes asus ise taevasse ja viskas selle naisjumala sealt taevast alla, millest on tulnud siis hantide taevast visatud naine. Ja siis järjest edasi hakati siis neid naisjumalaid meesjumalate vastu välja vahetama, et kas asendati, kui taevajumala puhul asendati naine mehega, isegi sellest ajast on teada üks Sumeri reljeef, kus meesjumal tapab taevajumalanna, kellel on samasugune see päike pea ümber nagu nendel saami, šamaani trummidel seal kujutatud sellel tiirmesel ja asub siis ise selle naisjumalanna asemele. Et see vahetati välja see mehe vastu või siis teine variant oli see, et seda naisjumalust hakati siis demoniseerima ja ta muutus kurjaks. Et selle heaks näiteks on siis see, kui me vaatame sellist tegelast nagu budismi ja hinduismi jumalanna Tara. Kui vanad need hinduismi ja budismi Tarad nüüd on, seda mina ei oska öelda, ma olen kaugel sellest, et olla selle ala mingisugune asjatundja. Aga just seoses selle pöördega ja umbes sellel ajal ja nende naisjumalaste demoniseerimisega ma oletan, et nad on vanemad tegelikult kui kõik need teised jumalad. Ja budism on selline rahumeelne usund, erinevalt siis nendest väga agressiivsetest Indo-Iraani usunditest ja jumalatest, nagu näiteks see Tarhunna, see vallutaja. Ja sellepärast võib ka olla, et siin Tiibeti budismis näiteks on see Tara säilinud oma kõige algsemal kujul, kus ta on siis esineb maaemana, nimetatakse roheliseks Taraks. Ja kohe tuleb meelde Roma Terra,
ehk Kreeka Gaia ehk maaema siis, kelle juured ilmselt ulatuvad ka Indo-Euroopa eelsesse proto-Euroopa usundisse. Siis hinduismis on sarnane jumalanna Tara, mis tähendab sanskriti keeles rist ja hindi keeltes ka tähte, on ka hindu emajumalanna. Ja huvitav, et tema nimeks on Maatara. Ongi selline nimi, Maatara. Maaema. Ja tema on siis päikese, valguse ja soojuse tooja ja taimede kasvama panija ja muutuste peajumala Shiva ema. Ja sarnaneb ka hindu emajumalanna Kaliga, kes on universumi ja aja ema. Nüüd, kui hakati neid naisjumalannasid demoniseerima, siis muutus see Tara kurjaks Indo-Iraani mõjutuste läbi nende agressiivsete kultuuride peale tungil ja sai temast siis Ugratara ehk Kuritara, kes on siis must ja verejanuline ja on hindu verejanuline kaitsejumalanna. Ja piltidel sarnaneb ta jällegi selle Kaliga, ta tumeda nahaga, verise suuga ja kannab ümber kaela inimpeadest keed. Ja on veel selline info, et see universumi ema Kali lõi Tara oma 3. silmast ja saatis ta tapma deemonit. Ja see kuri Tara peaks siis kaitsma inimesi deemonite eest. Ja on ka Kalil olemas selline kuri pool, siis Kalil on siis kaks poolt, üks on seesama Kalimaa, see hea, see universumi ema ja elude andja, kes siis seostub ka siis selle andimaisi Kalteshiga. Ja teine on tantra peajumalanna Samahara Kali, kes on samasugune must ja hävingu ja surma jumalanna nagu see Ugratara ja keda kummardavad tantrasõdalased. Ja üks huvitav fakt veel, et selle hindu tantra üks tähtsamaid Tara austamise templeid asub Tarapiti külas Bengaalis. Jõudsimegi Tarapita juurde jälle. Sellega me oleme põhimõtteliselt sellele tabelile nüüd ringi peale teinud. Kui te siin nüüd vaatate, siin allpool on need uuemad ja meile lähemad tegelased ja ülevalpool need vanemad ja kaugemad. Et just nii kaugele olen oma uurimisega jõudnud. Ja need jäljed siis kaovad siin, muutuvad häguseks siin Lääne-Uurali rännete kandis ja siin kaovad kuhugi Sküüti ja steppidesse ja kusagilt võib aimata mingit väga vana ja väga kauget tegelast, kelle nimi oli Taru. Ja võiks tähelepanu pöörata ka nendele Tara-nimelistele naisjumalannadele, kelle puhul kummalisel kombel need nimekujud tegelikult on kõige sarnasemad. Ja täpselt nii palju ongi õnnestunud praeguseks teada saada või vähemalt ära seletada, sest et informatsiooni on rohkem, aga selle läbitöötamine võtab kohutavalt aega ja ma arvan, et võib-olla 2 aasta pärast siis ma võin teid jälle siia kutsuda ja siis ma olen jälle midagi uut leidnud, et tänaseks ehk aitab.